Maigits hommik, meil on My Blogi rubriigis täna külas Merlin Kaset. Hello, käes on uus nädal. Hetkel vajan ma kohvi. Et see on minu number 1 missioon ja siis lähme esimesele miitingule. No nii, päeva esimene miiting tehtud ja nüüd tahaks lõunale minna koos endiste töökaaslastega, keda pole jälle ammu näinud, kuigi ei tegelikult. Ma Kristiinat nägin eelmine nädal, aga Kadit pole lihtsalt nagu terve igavik näinud. Ma juba näen, kuidas Kadi jookseb sealt. Ma arvan, ta pole isegi mitte valmis selleks, et ma talle kohe lihtsalt kaamera näkku pista. Ja sealt ta tuleb. Olid sa valmis selleks, et ma kohe sulle kaamera näkku panen? No? Ei. Nüüd ma olen. Paneme järgmisele kaamera näkku. Tule! Konkreetselt see auto ei lase. Ei lase, noh. Tere! Tere, kas ikka õige auto või? Jah. Tere! Tere kõigile! Kui elevil oled? Asa? Nom. Väike shopping tehtud ja ma olen nii hea tüdruksõber lihtsalt, et ma ei ostnud mitte ainult endale asju, vaid ma mõtlesin, et ma üllatan Joosepit ja ostan talle ka mõningad asjad. Nagu poisid ikka on ju, siis nemad ei viitsi ju shoppamas käia ja siis ühel hetkel on, et oh my god, pole midagi selga panna. Tüdrukutel meil on ju kogu aeg see, aga kui Joosep juba seda ütleb, et pole midagi selga panna, siis ma tean, et nagu põhimõtteliselt ongi, kriis on käes, nii et nüüd ma olin tubli, läksin poodi, ostsin endale, of course, ja talle ka minu arust ilusaid asju. Nii et nüüd on nagu fingers crossed, et talle ka meeldivad. Tšauki! Tšau! Tšau! Käisin siis Karoliinaga business meetingul nüüd. Meil on käes on kolmapäev ja ma lähen praegu ühte väga põnevasse kohta intervjuud andma. Nii, läheme siis teise poolega. Maigits hommik! Maigits hommik, meil on My Blogi rubriigis täna külas Merlin Kaset. Tere hommikust! Tere hommikust! Nii moodi välja vloogime. Jaa, äkki teravustab ära ka ennast, siis on väga hästi. Nii, ma tunnen ennast pikaalasi praegu. Aga tegime just saate ära ja nüüd Fit Laura teeb siin selja taga pilti. Contenti toodab. Ma mõtlesin, et ma ei mängi, et ma vlogin, vaid ma päriselt ka vlogin. Siis on ehe, siis on kõik on hästi ehe. Meil läks väga hästi on ju. Jah, ka. Et ma panen lingi teile siia alla, kus te saate seda minna järgi kuulama ka. Aga teoreetselt, kuna on tehtud, jah? Jah, okei. Tšau! Kätte on jõudnud reede ja mina olen omadega Pärnus. Eilne päev läks nii kiiresti mööda, sest et ma tulin nüüd Pärnusse 1, 2, 3, 4, 5, 6 põhimõtteliselt 5 päevaks Pärnusse ja siis lähen päevaks Riiga ja ühesõnaga. Mul oli eile nii palju vaja Tallinnas siis ära teha selleks, et ma saaksin sealt ära tulla mõneks ajaks. Aga ühesõnaga nagu ma ütlesin, siis ma olen Pärnus ja nüüd ma olengi siin mõnda aega. Teen ikka endiselt ka tööd edasi, aga veits ka nagu mõnulen, sest et siuke Pärnu vibe on alati niuke chill ja mõnus ja natuke on ikka siuke puhkuse tunne. Praegu ma käisin just juuksuris. Lasin endale patsid teha selleks, et ma saaksin endale homseks lokid. Ma lasin endale teha jälle selle, et otsad lähevad nagu heledamaks. Patsidega, no veits on vist praegu näha, aga ühesõnaga ma olen väga rahul, sest et mul oli mingi tahtmine midagi muuta ja kuna ma juuksid lõigata ei taha ja punasest äärest loobuda ei taha, siis pidi midagi muud välja mõtlema. Mulle tundus, et ma nägin koduaknast nagu mega ilusat taevast, et siukene roosakas ja värk ja mõtlesin, tulen kiiresti õue, et taban äkki natukene seda päikeseloojangut ja ilust taevast ja värki-särki ja tulin siis siia jõe äärde nüüd. Ja no, täpselt nii palju on alles. Nii. Noh, midagi sealt nagu paistab, aga not really, on ju. Aga Joosep teatas mulle, et ta ei tulegi täna Pärnusse, nii et nüüd mul on nagu õhtu sisustamata kõik.
et ma ei teagi, mõtlesin, et teengi väikese nii-öelda jalutuskäigu Pärnus, et kes siis ei tea, siis ma tegelikult olen Pärnus üles kasvanud. Et see on minu jaoks nagu siuke mõnus nostalgia. Vot, aga nautige siis koos minuga seda vaadet veits. Ma arvan, et see on mu üks läbi aegade kõige lemmikum timelapse, mis ma nüüd teinud olen. Ma alguses mõtlesin, ma teen 100 pilti ja siis ma mõtlesin, okei, ma ootan 200 ära ja siis mul oli nagu, oh my god, pimedaks hakkab minema, ma ootan 300 ära ja nüüd mulle nii meeldib see, et kuidas läheb nagu pimedaks, kõik läks. Aga mul hakkabki see aku vilkuma ja mul telefoni akuga tühi, nii et noh, nüüd ma siis rändan õhtul ringi ilma igasuguse sotsiaalse, mis asi siis on siis, sotsiaalse sidemeta. Siis kui kedagi huvitab, mis juhtub riietega, kui sa otsustad pea punaseks värvida, siis selline on näiteks hetkel minu kapuutsi, selle pusa kapuuts. Kaunis on ju. Tšau! Kätte on jõudnud pühapäev. Ma tegelikult tegin praegu oma Instagrami jaoks pilte. Ja see pilt on raudselt üleval selleks hetkeks, kui see vlog üles läheb. Nii et kui sa mind veel Instagramis ei jälgi, siis mine seda tegema. Ja mine kommenteeri selle pildi alla siis, kui sa tunned ära, et sellise samasuguse setupiga pilt on, mine kommenteeri rohelisi südameid. Siis ma tean, et sa tuled siit YouTube'ist. Miks ma selline välja näen on see, et tegelikult et ma testisin uut NYX Professional Makeupi paletti. Meil tulid siis selline eksklusiivne sari nagu In Your Element sari tuli ja kus on siis 6 elementi. Minu element on ilmselgelt maa, sest et nagu vaadake neid toone lihtsalt. Ja ma kasutasin täna seda ja seda tooni. Selle meigi tegemiseks, mis ei ole tegelikult üldse midagi erilist, sest et ma ei ole mingi meigikunstnik. Mul on nagu mingi täiesti obsession rohelise värviga, sest et nagu te näete, siis mu küüned on rohelised, mu kampsun on roheline, mu silmadel on rohelist, see tagataust on ka kind of roheline, et ma ei tea, mul on lihtsalt mingi täiega teema viimasel ajal rohelise värviga. Mul on mingil hetkel olnud ka see faas ja nüüd mul on uuesti see faas peal. Vot, aga tegelikult ongi see, et ma lähengi nüüd Raekülla hommikus sööma ja eelmist vlogi üles laadima. Jõudsin nüüd siis Joosepi juurde kohale ja Joosep on nii armas, et tegi mulle süüa. Proodis mulle muna. Nom-nom. Ja nüüd ta vaatab mind seal täiega imeliku näoga lihtsalt, et mida ma teen. Joosep, kas sa oled olnud ka mu vlogides nüüd, kui ma uuesti alustasin filmimist või? Tule siia siis. Palun. Palun korraks. Mis asi? Meik tegemata. Tal on meik tegemata. Hommikust on saanud kätte õhtu täiesti märkamatult. Käisin ma nüüd õhtul Karoga kinos Justice League'i vaatamas. Väga huvitav film. Ükskõigi nagu midagi öelda. Ma ei tea nendest superkangelastest tegelikult mitte midagi. Oodake, võtan vahepeal telefoni kõne vastu. Jaa, okei, tai, tšau. Nii, kuhu me jäime? Et me käisime Justice League'i vaatamas. Selles filmis olid nagu mõned siuksed päris humoorikad kohad, siis võib nii öelda. Aga mis point oli see, et Karo ütles mulle, et oli mu eelmises vlogis nii, ma ei tea, sisse mässitud ja siis padja näoga kogu aeg, et ma ei tohi enam teda oma vlogidesse panna. Ja nii kurb nagu. Vaikselt ongi nii, et mitte keegi ei taha vlogides olla, et siis ma ei saagi midagi filmida. Aga ennem selles suhtes ma nagu austan seda, et kui keegi ei taha nagu olla, siis ma ei sunni teda olema, aga ma loodan, et ta muudab veel meelt. Ma tulin koju siis kinost ja tellisin mõned jõulukingitused ära ja siis meenus mulle see, et ma ei ole teile rääkinud oma uuest käekellast. Nimelt siis saatis Daniel Wellington mulle käekella ja arvestades seda, et ma olen mingi krooniline hilineja, siis mul oli väga hea meel endale kell saada, et äkki see nagu aitab, et ma enam ei hiline. Igatahes andsid nad mulle ka sooduskoodi, et kui keegi tahab endale ka sellist ägedat Daniel Wellingtoni kella või keegi tahab jõuludeks tellida mõnele sõbrale või emale või vennale või kellele iganes, siis koodiga Merrific saate te nende koduleheküljelt 15% soodustust. Video descriptionist ühesõnaga jätan teile selle täpsema infoga. Aga ongi taaskord üks nädal läbi saanud. Ma loodan, et teile see vlog meeldis. Kui meeldis, siis andke kindlasti selle pöidla püstipanekuga märku sellest. Ja olge tublid ning näeme juba järgmises vlogis järgmine nädal.
tšau!